siin oli Aegviidu õppekeskus, venelaste õppekeskus muidugi. Täna lähme vaatama siis 14. juulil, mis siin toimub, mis on sellest õppekeskusest järgi jäänud. Selle betoonkolaka küljes oli siis venekeelne tekst Aegviiduski учебный центр. Praegu aga on siis, nagu näete, siin eestikeelsed sildid ja tegutseb Eesti Kaitsevägi ja tohib minna lubadega. No vaatame, kuidas see lubadega sissepääs siis välja näeb. Siin on ka televisioonibuss, näib nii stuudio oma ja valveputka. Noh, minu andmete järgi enam meie vapraid vägesi siin sees ei ole, kuid eks me vaatame edasi. Kenad kirjad siin selles valveputka peal. Ja noh, mis siis valveputkas siis järgi on jäänud. No, pidu on pandud, no selge see, et mitte meie kaitseväed, vaid hoopis mingisugused teised mehed. Siin on üks huvitav sild. Kuule, väljas on üks... Aga siin seina peal on üks huvitav sild. Sergei DMB 96 aasta. See on siis vene keeles. DMB see on mobilisatsia. 25. Ja mis seal edasi siis on? 996. Nii et mees siis veel peaks teenima Eesti kaitsevägedes. No siin on järgi jäänud ikkagi veel väikene kuulutus, et siin ikka tõesti on olnud Eesti kaitseväed ja on tehtud ikkagi laskmisi ka. Ja nagu meil ka kohane, kuigi oleme ükskeelne riik, tegi ka kaitsevägi siiski omale kakskeelsed sildid. See on siis juba sissepääs õppekeskusesse. See on viimane valvepost otseselt, mis viib territooriumile. No see on ka siis nii, nagu ta nüüd Jumal on andnud või nii, nagu kaitsejõud on ta maha jätnud. Vaatame ka seda lähemalt. Me oleme ikka alati nõutnud, et Vene vägi jätab igasuguseid silte seinale. Ei, ka Eesti mehed jätavad, kus sa ikka teisiti saad. Aga muidugi, ega ka vene meeste jäädvustused siin puudu ei ole. Kõik säilib. Ja ka Eesti vägi, nagu näha, ikkagi oma ajaloo on seinale jäädvustanud. No näete. Kena kalligraafia. Nüüd jõudsime juba otse õppekeskusesse ja siis hoonete panoraam või see, mis neist on järgi jäänud. Aga muidugi me läheme ka sinna sisse ja vaatame. Väravad on lahti, ka metallväravad on alles. Ilmselt MX-i laod on liialt kaugel. See on siis seal 63. aasta hoone. No muidugi ka me sinna jõuame. Aga enne vaatame siia kõrvale seda maja. See on nüüd küll tähelepanuväärse välimusega. Eelkõige ka sellepärast, et ta oli terve ja selles hoones paiknesid Eesti kaitsejõud. Või tegelikult nad olid tervel territooriumil. Ja sellele hoonele raisati ka raha remondiks. No selge see, et materjalisid on võimalik saada, laudvooderdus ju siiski. Ja eks seda olegi kasutatud. Läheme siis mööda treppi sisse või sellest, mis sellest trepist on järgi jäänud. Ja loomulikult siin tuleb vaadata, et kepsusi ei murra.
loomulikult ega siis teistsugust pilti me ei osanud oodatagi. No siin on näha, et ka põrandalauad on ära viidud. No selge see, et see on ju ka ikkagi materjal, mida saab kasutada oma majapidamises. Siin võib kindlalt öelda, mitte ainult venelased ei ole rüüstajad, vaid ka Eesti rahvas on väga tubli rüüstaja ja on kenasti võtnud õppust ja kogemused venelastelt üle. Hoone tagumist osa töödeldi nii tugevalt, et siin on juba kõik karkassid sisse langenud. See puu veel seisab ja ka mingil moel on katus peal. Aga kui kauaks või mis temaga üldse teha, jääb üle ainult oodata, kes ta põlema paneb ja millal. Oleme sama hoone sees, siin on osaliselt siis need kasarmusektorid. No see on, nagu näete, on pesuruum või see, mis sellest on säilinud. Läheme siis sisse selle 63. aasta hoonesse, kus siis omal ajal 16 riigi esindajad, noored looduse sõbrad tantsu panid. Suveniirid hakkavad juba uksel vastu tulema. See on siis ühe poole kasarmuhoone, teisel pool otsas on samasugune. Nii ta siis on. Jääb üle ainult veel imestada, et huvitav, kuidas ikka veel põrandalauad alles on. Jääb mulje, nagu oleks siin selles ruumis otsitud põrandaalused, kuigi ilmselt meie riigis esialgu neid vist enam ei tohiks nagu olla. See on siis pesuruum. Siin veel üks huvitav ruum. Ja nüüd näete, mida me võime seinalt lugeda. Luure, suurepärane. No, sein on täis igasuguseid jäädvustusi, nii eesti kui vene keelsid. Siin on ikka mitmes keeles need asjad käivad. Bugai, suurepärane. Pikad poisid on ulatunud isegi lakki kirjutama. Muudku ka mätässe, mis muud. No, asi läheb juba põnevaks. Ei tea, kas see on siis meie Einseni kohta kirjutatud või? Ka tuntud vene tegelasi, kultuuritegelasi, showbusinessi tegelasi. No Eesti poiss ka ikkagi jätab, et ta on siin ikkagi teeninud. Ja siin võttajale lausa see on nagu muuseum, mis siin kõik täis on tehtud. Suurepärane. See on Eesti kaitsejõudude kultuur ja kroonika. See on siis Soosalu. Aga kõrval on venekeelne kiri. No Kastenia kiri. Как плохо, что стеснит баб. Ja allkiri on Leelik. Selline on Eesti kaitsejõud siis. Ja DMB
Näete, 1995. Siis ju Vene vägesi ei olnud. Või kuidas? Ka veel teine kiri. Как хорошо, что мы взяли с собой piivo. No kus sa ilma piivota siis ikka läbi saad? No ja siin on veel kenad kirjad. No siis vaadake siis, mis te endast kujutab. Võtan neid asju nii palju, sest ta on ikkagi kena kultuurinäide. See on ka siis huvitav Tohver ja DMB. Aga ka niisuguseid asju võib leida. Max. Ka nii näete. No ma usun, et nüüd aitab, sest seda on juba siin omajagu jäädustatud. No lõpetame siis sellega. Need on siis veel siin vaated õppekeskuses. Vaatame ikka neid järgmisi hooneid. Näis, mis seal siis silma hakkab. See maja, aga siin oli söökla ja muud sellised asjandused. Vaatame sinna sisse siis. Siis kui ma natuke eksisin, see on teine kasarmu. Söökla oli kuskil sealpool, teisel pool, kaugemal. Aga ikka sama pilt. No midagi on säilinud ka, siin dubliseersandi pagunikene. Mingid siin oli jäätmed ka veel isegi. See on siis sama hoone, köögisektor. Siin olid siis pliidid. Läbi selle luugi jagati süüa. Väga omapärased trellid, mida need mehed tegid. No siin võib ka muidugi näha, et Viru jalaväepataljon 95. aasta, Medved, Dima, nii et Vene karu Dima Eesti kaitsejõududes. No siin on jälle DMB vene keeles demobilisaatsia 12.09.95, aga all on kenasti eesti keeles Kuperjanov. Ja. Järgmise hoone juurde viivad autojäljed, eks ikkagi, millega sa ikkagi ära viid, kui mitte veoautoga seda, mida vaja. See on siis garaaž. No siin on näha, et on kaablitöötlemisjäljed, aga need on juba sel ajal, kui Vene vägi siin sees oli. See siin aga on juba siis vaseküttide toodangujäljed ja ka kaablikangutajad. Ainult, et seda tegid venelased. Need siin on garaažid. Ja tegelikult kogu aeg võib mõtta, et kuhu ikkagi need uksed kadusid, need suured uksed. Need andis ju tegelikult ära vedi, tulevane Eesti sõdur. Ei tea, kas tuleb, kui sõi okastraadi ääres kasvasid maasikad, olid punased. Ma ei tea, kas tuleb. Nüüd üritad vaadata, mis seal pööningul ka on. No mis sulle seal silma hakkab siis nüüd? Aga keegi kangesti tahtis sinna üles ronida, et vaadata, et mis seal ometi on. No hea küll, tule alla.
Nüüd meenutuseks võib öelda, et just siin sellel platsil seisid tankid rivis. Neid eriti palju ei olnud, nii kuidas kunagi 10-12 tükki niimoodi. Need olid õppetankid, millest siis siin tulistati ja need olid pidevalt sellel poligonil. Siin on ka näha värsked veoautujäljed, mis midagi siit ära veavad, sest materjal tuleb ära vedada. Aga need, millele nüüd me pilk avaneb, need on siis endised remonditöökojad. No katus on läinud. Nüüd siis meie jäljekütid lähevad, tassivad ühte loomingulist redelit. Vaine luks on seal all kõveras, et näha, mis ühel pööningul on või ei ole. Vaeva näevad, kurja vaeva näevad. Aga uudishimu on alati olnud hukatuslik. No nüüd oleme siis remonditöökoja juures. No siin on ka ju ikkagi tugevalt tööd tehtud. Kuigi veel siit materjali on saada nende suurte paneelide näol. Veidi tehnikat on ka maha jäänud, niigi palju siis rõõmu. Selge on see, et ega vast nende akente pihta märki ei ole lastud. Vaid on ju ikkagi näha, et need asjad on põmmitud sisse suure lustiga ja kividega. No siin on hästi palju akusi, arvata on puruks peksud, et just Tina sõbrad on siit omale sulatusmaterjali otsinud ja ju ikka ka leidnud. Ja nagu ikka, puruks pekstud aknad. Siin veel üks kummaline 50. aastate sara, kes seda oskab öelda, mis eesmärgil, aga noh, eks sealgi ole juba ühte ja teist tehtud. Selle ruumi sisemus, aga ma tahaksin seest veel ühte asjadele näidata, mis otstarve sellel ruumil võis ilmselt olla, võib-olla. Noh, seina peal näitav kiri peaks mingisuguse selgitusi andma, kuni surmani või kuni surnuks. Mine tea, järsku tuleb neid õpetussõnu tõsiselt võtta. Võib-olla tõesti juhtub midagi, kui niisugustes varemetes ronid. See siin on aga mingi atribuutikaladu põrand. Põrandal olevad jäätmed näitavad, et siin midagi on olnud vanasti. See peaks olema siis kartulikelder. Hästi madal, alla meetri meestele. Ohvitseride elamu. Vaatame siis sellesse hoonesse ka sisse, millelt on kenasti eterniit ära viidud. Selge see, et ka majapidamises läheb seda vaja. Siin sees aga avaneb niisugune pilt. Kaavlitööstus on käinud. On siis see tööstus käinud ja üpris tõhusalt. Muidugi hea lõigata ka. Vihm ei saja selga. Ka selles toas on kaablitöid tehtud ja ka põrand on rännanud teise kohta. Samas majas oli ka ruumid, kus oli siis ohvitseride köök, nendele tehti eraldi süüa ja siit siis anti sellest luugist neile kenasti lauale. See on aga siis otseselt õppekeskusel kõrval oleva laskepoligoni laskeradade vaatetorn, üks vaatetornidest. Või tegelikult ka jälle, mis sellest järgi on jäänud. See siin aga on siis laskevaatluste peapunkt. Siin istuvad siis tähtsad polkovnikud ja kindralid, meil siis kolonelid ja allamastimehed.
Selle hoone juures aga on tehtud järjekordselt tõsist tööd. Nii palju, kui need juhtmeid on olnud, nii palju, kui see Eesti võimud neid paika panid, peale seda, kui venelased need ära lõhkusid, on siis ka nüüd need lõhutud. Ja rahad on nagu ikka tuulde lennanud. Need on lihtsalt lõhki lõigatud ja juhtmed seest välja kiskud. No ei pea põletama. No leiab ka mingid militaarseid asju. Vaatame nüüd siia sisse ka, mis siin veel näha on. Vastu terve hunnik sinkpütte, 4-kandilisi. See kõik on täis seda. Pimeduses ei ole küll hästi näha, aga nii ta on. No siin paistab, et oli ka teisel ajal valvemehed, muidugi ka meie mehed. Venelasi ma tean, et siin punkris ei istunud. See oli sel ajal, kui siis siin laskmised või midagi toimusid. Oleme siis sellel vaateplatvormil. Siit sai siis jälgitud ka Iisraeli relvade ja Lõuna-Aafrika relvade laskmisi. Suured saksad olid kohal ja head relvad olid kohal. No, vennad siis nüüd arutavad, mis siin siis on või mis siin siis ei ole. Mis asja sa siin nüüd leidsid? Mis asi see on? See peaks olema ju rakett, mis ei ole tulistanud või ei ole tööle hakanud, aga tal on laeg on täitsa sees. Ja kui karjapoisi moodi teha, siis ta võib veel pauku ka teha. No, Poligoni juures on näha veel ka isegi jooksukraave. No jäädustame siis need punavägede ehitusstiili ja vajadusi. No need olid veel ühed jälgimise punktid, sest laskmine toimus ju erinevatest relvadest. Aga need hooned, mida näete, need olid siis, vähemalt see hoone nüüd küll, see oli ladu, kus kohalt sai jagati, siis venelased jagasid omale laskemoona välja, mis toodi kohale laske ajaks. See on siis veneaegse õppekeskuse hoiatussilt, et õppekeskuse territooriumil jahti pidada, püüda kala, korjata seeni ja marju on rangelt keelatud. Nüüd on talle siis leiti, usun, et õige otstarve, temast tehti märklaud. See on veel säilinud siis sellel hoonel või hoonekesel venekeelne pealkiri. See on siis laskmise reeglite ja aluste õppimise klass. No nii ta on. Tundub, et õpitud on ka hoopis midagi muud. See on siis see punkt, mida eemalt ma näitasin ja kus jagati siis Vene võimu ajal laskemoona. Ja sel ajal, kui toimusid siin Vene taktikalised õppused, õnnestus mul ka sinna keldrisse vaadata ja seda jagamist jäädvustada. No nüüd on juba siis niimoodi, et leiame siin selle õppekeskuse territooriumil ka veel lõhkemata mürske, kuigi sapöörid nagu olevat kõik ümbruse puhtaks ja ohutuks teinud. Lõhkemata, mis lõhkemata. Nüüd vaatame, tõstame ta siis kuhugi kõrvale. Võib-olla edaspidi saab temaga teha kinu, või pauku, või mürtsu.
veel laskepositsioonidel leida lõhkemata miine. Aga seda juba ma kardan, et on juba Eesti Kaitseväe poolt sortitud laskmist, mitte lõhkenud laskemoon. Sest on liialt särav. Markeeringut saate ise lugeda. Pikkus sellel asjandusel on kusagil 60-70 sentimeetrit. Ei tea, kuhu teda nüüd kõrvale tõsta. See on siis polügooni üks märklaudadest, mille pihta siis juba Eesti Kaitseväed on. Näha üsna lõpuks. Lahkume siis selle polügooni territooriumilt sellise väeosa juures oleva sildi valgusel nagu Hoia metsa ja kuidas seda metsa siis tuleb hoida, seda on kenasti näha siin samas kõrval kohe. Hoidke metsa, mis muud? Hakkame siis lahkume selle oma liikuriga mööda seda õppekeskusest välja viivat teed mööda ja lõpetuseks tahaks tee peal veel filmida paari silti, mida ma loodan, et mulle veel silma hakkab. Või õieti, mida me esiti tähele panime. Mööda neid auke, nagu meil slalomi sõitjad. Viive maante poole, selle, kes tänane missioon hakkab lõppema. Oi, saab poiss. Vaata, niisugusest laulumeid sa murrad mul siin silma sisse. Kaitsevägede putka. Jumalaga jätuks siin veel. On näha veel vanad nõukogudeaegsed polügoonide keelusilte ja huvitav